Üksjalg väraval on päris keeruline ülesanne, kuid tänavu nad juba tõestanud on, et nad võivad Thunder Hackerist jagu saada ning sinises on siis üksjalg värav Elemaster ning roosakas oranžis on meil Thunder Hacker ja nii, ja siit see kohtumine ka algab ja kohe tuleb sealt peale löök ja polnud üldse paha üritus. Angelo Kutepo oli siis see, kes seal selle esimese ürituse tegi ja üksjalg värav kohe üritas siit selle värava kätte saada. Hakkame siis tasapisi vaatama, kuidas see kohtumine siin rullub. Thunder Hacker siis tõesti jah, praegu siin edetabeli liider ja kindlasti play-offi minemas 24. augustis suurepärane võimalus ja juba on seis 1-0 ning Thunder Hacker asub kohtumist juhtima. Stanislav Suslov, suurepärane värav oma hooaja teise tabamuse ning võttis ilusti rinnaga selle palli maha ja otse vihaga ristnurka. Kohe-kohe ilmselt näeme ka korduses seda suurepärast šedöövrit uuesti ja läks nüüd keerulisemaks seis siin üksjalg värava poolt vaadates, et kindlasti see ei olnud selline algus, nagu nemad soovisid, vajavad nad ju hädasti võitu. Ja tuleb vastu! Milline värav! Uskumatu! Marko Gigajan, võistkonna kapten oma hooajas 7. tabamus ja kui enne ütlesin, et vihaga risti, siis nüüd veel vihasemalt risti ja seis on 1-1 ja milline uskumatu kohtumise algus siin Pärnus. Vot, et üksjalg värav Elemaster näitas, et maaneid ei saa kanda, neil on seda powerit ja võimu ja jõudu, et täna siit Thunder Hackeri vastu üllatust sepistada ja hoida seda play-offi lootust elus ja kas tuleb kohe vastu? Ja üldse mitte paha võimalust nüüd siin Taavi Tamm, üksjalg väravavaht, sekkus päris hästi ja võttis selle palli ja väike pusimine siin keskväljal. Ja pall jääb praegu Thunder Hackerile. Üksjalg värav siiski läbi väravaid taas mängivas Taavi Tamm. Otsib sealt Gigajan teest. Ja üritatakse seda võimalust leida, leitakse sealt teest ka mees. Kas läheb seal käärlöögile? Üritas, kuid oli seal Thunder Hackeri kaitse vastas ja nüüd Ervin Stüffi pealelöök kõige paremini välja ei tulnud. Õunapuu, Taavi Tamm. Ja Henri Oolma on seal palliga, kas suudab kahe Thunder Hackeri mehe vastu ja suudab selle palli hoida. Üksjalg väraval ja kas tuleb ka pall värava ette? Ei, hetkel mitte. Kuid teenib sealt kohtumise esimese nurgalöögi üksjalg värav. Oolma jätab siin Taavi Tammele. Ja Tamm ja tuleb sealt peale löök, kuid Toni Kassiuk-Neibi löögile jäävad seal mehed ette. Gigajan, Määrele ja Kassiuk-Neip. Üldse mitte paha käärlöögi üritus, kuid värava eest lendas see pall mööda. Tammel pall. Ja kohe kääri sealt. See on see rannajalgpall. Palju ilusaid akrobaatilisi elemente näeme, nagu oleks riistvõimlemise võistlustel. Ja väga ilus rünnak praegu, kuid ei suutnud sealt Thunder Hacker seda olukorda lahendada. Oli vist Kevin Sooaluste seal aktsioonis. Ja uuesti üksjalg värav. Kuid vastu oma meest lüüakse seal see pall
kuid pall jääb üksjagu väravale, kuid on seal puurivaht vastas Sander Äkkeri poolt. Roland Rink. Rahulikult võetakse. Uuesti ringil see pall. Gregor Sedrik ühel äärel seda palli ootamas. Ja pole kiiret seal Sander Äkkeri meestel. Ja Rink lööb ja siit saadakse veel pall vahele. Ja seis on 2-1. Aleksei Kalkin lööb oma hooaja 8. värava ning Sander Äkker taas asub seda kohtumist juhtima. Paras segadus seal värava all oli ja hetkeks tundus, et võib-olla seal üksjalg värava mehed saavad selle mänguvahend ikka kaugustesse löödud, kuid ei. Kalkin oli koha peal ja 2-1 lõi kohtumise seisuks. Meeskonna kapten Kiiga Jaan, üksjalg värava kapten siis siin utsitab ka platsi kõrvalt mehi, ütleb ärkame üles mehed ja kas suudetakse kohe vastu lüüa, ega kaugel see tabamus pole. Ja kas teenitakse sealt nurgalöök. Kõigepealt Reneke Õunapuu äsas kaugelt peale ja siis seal oli veel väravesine olukord ja ei olnud kaugel see 2-2 viigi värav ja vaatame, kuidas nüüd lahendatakse ja saab sealt löögile ka üksjalg värava pallur, kuid kaugele mööda lendab see pall. Mängitakse tagant läbi, Rink otsib siit meest. Ja Remmelgas väga hästi mängis, senderdus siiski omasid ei leia. Teisel pool suurem võitlus käimas. Kuid pall jääb nüüd üksjalg väravale, kes on siin 1-2 kaotusseisus ja vajab seda väravat või siis vähemalt viigikestki. Ja tuleb sealt ka peale löök nüüd Taavi Tammelt. Kuid lendas see natuke väravast mööda. Rink siiski kontrollis seda olukorda. Roosnurm annab väga hea söödu, kuid ei jõua sealt Ervin Stüff selle pallini. Natuke, no juuksekarva otsake jäi puudu sealt, et viia Sander Äkker 3-1 ette, kuid nüüd on juba seal üksjalg värava võimalus. Hästi mängib ja hästi pusib ja oi kus pusib seal. Aleksei Advjeje. Ja kas seis on 2-2? Seis on 2-2, Reneke Õunapuu kolmas värav ja oi. Üksjalg värav on visa. Üksjalg värav on väga visa selles kohtumises. 2 korda on kaotusseisu jäädud ja 2 korda on kaotusseisust välja tuldud. Punkte on tõesti neil vaja ja näidatakse, et suudetakse võidelda. Juba siin esimesel kolmandikul korral ikka maiuspala. Pärnu rannas Eesti rannajalgpalli meistrivõistlustel. Ja hästi nüüd Tamm mängib seal kokku ja seis on 3-2. Ja Reneke Õunapuu lööb veel ühe värava. Milline suurepärane pool minutit siin üksjalg väravale, kes lööb väga kiiresti 2 väravat järjest ja 1-2 kaotusseis on nüüd pööratud 3-2 eduseisuks. Ja tõesti suurepärane üksjalg värava poolt vaadatult. Nüüd muidugi Sander Äkkeril vaja tõestada, et nad ei ole asjata seal rannajalgpalli meistrivõistluste tabeli eesotsas. Tuleb siin head mängu näidata ja üritada see kaotusseis taas eduseisuks pöörata. Gregor Sedrik seal teeb ilusa tõstekoha valmis. Vaatame, kuidas siin see lahtilöök nüüd Sander Äkkeril õnnestub.
ja tuleb ka löök ja posti läks. Taavi Tamm ka kõige kindlamalt seal väravas ei tegutsenud ja tundus ka, et see löök kõige parem ei olnud, kuid lõpuks postis lõpetas see pall, nii et vedas praegu üks jalg väraval. Kutepovi sööt tagasi ei olnud nüüd kõige parem. Kuid ei olnud seal ka Kalkin kõige paremini olukorras ja ei suudetud siiski seda seisu viigistada Tander Äkkeri poolt. Nüüd siin Taavi Tamm natuke laseb vett silma. Ja eks seda siin rannajalgpallis juhtub, et Liiv üsna kergelt seal silmakoobastes kodu leiab. Siis ei aitagi muud kui vesi. Ja Kiigajaan! Ja teeb ka ilusad tantsusammud, 4-2 läheb üks jalg värav seda kohtumist juhtima. Milline mäng siin avakolmandikul, tõesti milline mäng. Väravate sadu on olnud korralik. Ei tea, mis siin see lõppseis jääb. Tander Äkker siis läks 1-0 juhtima, 2-1 mindi juhtima ja pärast seda on siis üks jalg värav löönud 3 väravat järjest, 2 neist väga kiiresti. Nüüd ollakse 4-2 eduseisus ja Saue mehed teavad, et praeguse seisuga peavad ka nemad siin viimases mängus ennast väga heast küljest näitama. 15:30 algabki siis Saue kohtumine Augur Enematiga ja kui üks jalg värav selle kohtumise võidab, siis peab Sauega kindlasti Augur Enematist jagu saama. Taavi Tamm. Sooaluste siin üritas Tander Äkkeri poolt. Tundus, et mõtles ka seal käärlöögi peale, kuid ei olnud kõige parem olukord ja seal on nüüd üks jalg värava mees liival pikali. Seepärast siis ka Tander Äkker selle palli välja lõi. Kuid tundub, et midagi kõige juvedamat siin temal häda ei ole. Angelo Kutepovi siis number 17, üks jalg värava mees ja lonkabki siin, tundub vahetusse meeste pingile praegu, et tuleb sealt 86 asemele. Roland Rink. Võitlus käib, üks jalg värav, tuleb uuesti ründesse. Ja siin üks jalg väravaht Taavi Tamm tegi kõva häält, viidates sellele, et just kui Tander Äkkeri mehed seal üks jalg värava ründajale haiget tegid ja vea tegid, kuid kohtunikud seda juttu otse loomulikult ei kuula, neil on oma pea otsas. Millega teha otsuseid, mis kas võib meeskonnale meeldida või mitte. Taavi Tamm. Ega Tander Äkker pole siin nüüd viimastel minutitel suurt midagi korda saatnud. Märavaid on neil vaja, kuid ja Rink lööb nüüd kaugelt ja Taavi Tamm tõrjub ja Sooaluste ei suuda seda palli praegu alla panna. Aga see oli elav tõestus, et võib öelda vahepeal, et midagi ei juhtu ja siis kohe juhtub. Sest ranna jalgpallis need olukorrad väga kiiresti vahetuvad ning pole väga palju vaja, et see värav lüüa. Oskusi on vaja, aga
see võib tulla siin murdsekundiga ja ongi seis tablool muutunud. Ja kas Sooaluste jõuab selle pallini? Jõuab, kuid ei saanud sealt kohe peale lööki sooritada ja nüüd vahetab ääre ja ei tulnud siin kõige parem äärevahetus otse üle küljejoone. Seis endiselt siis 4-2 selles kohtumises üksjalgvärava ja Thunder Hackeri vahel. Tamm. Ja pall on lahtine! Ja Gigajan saab sealt jala varba vahele, kuid üle ristnurga see pall lendas ja 5-2 polnud kaugel. Taavi Tammelt üksjalgväravaid väga hea selline avang. Ja nüüd siin tehakse viga ja Stühlev veel peale vilet palli ja siin jälle. Ja saabki kollase kaardi siin Ervin Stühv seetõttu, et pärast kohtuniku vilet sooritas veel pealelöögi. Üksjalgväraval hea võimalus. Henri Hoolma 2 väravat löönud tänavusel hooajal meistriliigas ja võtab hoogu ja läheb seda karistuslööki lööma. Roland Rink on väravas ja Hoolma läheb lööma. Ja annab sinna meeste summasse selle palli ja tagant tuleb üritus, kuid lendab ikkagi sinna Pärnu lahe suunas rohkem kui värava suunas. Ja Thunder Hacker siin vahepeal üritas, kuid kõige parem ei olnud. Maksim Novikov palliga. Taavi Tamm annab Henri Hoolmaale. Hoolma Tammele tagasi ja Tamm lööb. Ja Hoolmaal on pall ja Hoolma tundus senderdas seal, Gigajan sai ka pea vahele, kuid väravast oli asi hetkel kaugel ja lööb kohe Thunder Hacker sealt oma poole pealt, kuid lendab see pall paari meetriga üle värava. Reneke Unapuu hoiab seda palli seal. Ja nüüd on seal mehed pikali mõlemalt poolt, nii üksjalgväravalt kui Thunder Hackerilt. Henri Hoolma seal aktsioonis. Üritatakse seal nüüd selgitada, et kes ikkagi vea tegi. Õnneks mõlemad mehed ilusti püsti ja keegi suuremat haiget ei saanud. 4-2 siis hetkel seis ja nüüd Thunder Hackeril karistuslöök. Tehakse ilusti sinna pesapallile nagu ikka rannajalgpallis kombeks, et oleks hea sealt väikse künka pealt lüüa hoogu ja kõrgust. Väike liivasilumine. Ja on siin nüüd Thunder Hackeril võimalus üks värava tagasi lüüa. Siin avakolmandiku lõpuosas. Kõva pusimine käib siin kaadri alumises vasakus nurgas, kus Kalkin on 3 üksjalgvärava mehe vastu ja kindlasti läheb kohe seda palli noolima, kui see peaks sealt Taavi Tammest tagasi põrkama. Ja peale löök suhugi mitte paha, kuid siiski nii poole meetriga väravast mööda. Ja Taavi Tamm saab siin avakolmandiku lõpus selle palli alla panna. Ja tehti seal viga ja pall jääb Thunder Hackerile. Ja jälle üks üritus tulemas on. Taavi Tamm siin väravas juba ootab seda palli.
Thunder Hacker sätib. Kas suudetakse siin avakolmandiku lõpus üks tagasi lüüa, kuulus riietusruumi värav, kuigi muidugi kolmandike vahel on nii väike paus, et keegi kuhugi riietusruumi ei lähe. Pigem selline istepingi värav siis, kui kasutada rannajalgpalli termineid. Ja tuleb päris hea löök ja Taavi Tamm ei suutnud kohe püüda, kuid siiski on üsna kindel ja nii see avakolmandik ka lõpeb. Päris põnev esimesed 12 minutit on olnud. Thunder Hacker läks juhtima 1-0, siis viigistati seis 1-1, siis nad läksid uuesti 2-1 juhtima ning seejärel lõi üks jalgvärava Element Master 3 väravat järjest ja on nüüd 4-2 eduseisus peale avakolmandikku ning praeguse seisuga siis kinni ka play-off kohas. 4 paremat siis mängivad 24. augustil. Toogel oli selles mängus jällegi selg vastu seina, nii et selle võidu võttis, nii et täna on päeva lõpuni on tegelikult teadmata, kes on see 4. meeskond, kes siis play-offi pääseb, aga nüüd on alanud siis teine kolmandik mängus BSC Thunder Hacker siis oranžides särkides ja BSC 1 jalgvärav Element Master siis sinistes särkides ja 4-2 on siis üks jalg seda mängu juhtumist. Ja posti läheb see löök ja kas seis on 5-2 ja tuleb sealt ära Toni Kassjok neipab hooaja teise värava ja kohe siin teise kolmandiku alguses uuesti üks jalgvärav paneb gaasi põhja ja no nüüd on juba 3-väravaline eduseis ja nüüd poisid loodavad. Sündinud siis soomlane, Soome koondise, Soome rannajalgpalli koondise mängija, kes siis on sellel aastal esindab siis Eesti meeskonda ja tundub, et tema valik hetkel on õigustanud ennast ja 5-2 on Pärnu meeskond siis seda mängu juhtima läinud. Nüüd vaatame, mida siis hetkel liiga liider BSC Thunder Hacker siis, kas ta suudab nagu kohaneda selle kaotusseisuga või mis plaan on, nii et see on tõesti äge vaadata, mis toimuma hakkab. Jah, 3 väravat pole rannajalgpallis mingisugune ime, aga no pagana raske ikka. Eriti kui vastas on meeskond, kes hoiab 10 küünega sellest eduseisust kinni, sest peab hoidma lihtsalt, muud varianti ei ole. Hetkel on BSC Thunderil poole pealt siis sama mängumees Kevin Sooaluste ja Ervin Stühk, kes hetkel palliga siis Eesti rannajalgpalli koondise mängijad ka, nii et neil on ka siin koondisel on siin veel turniiril see suvi tulemas, et nemad ka peavad ennast tõestama oma taset siin ka näitama, et kas nad on kas koondised ei väärt või vastupidi. Ja nüüd siin läbi väravai Roland ringi mängitakse ja otsib seal äärelt oma meest. Kõvem pusimine ja lööb sealt Maksim Novikov selle palli outi ja see pall jääb Thunder Hackerile. Stüffi otsitakse. Kas tuleb soo alustelt sealt löök? Ei suuda see praegu sinna ettepoole anda, hästi driblab. Ja läheb veel. Väga sellise kiire esimese sammuga, et väikest kasvu mängumees, aga väga kiire ja väga hea löögiga, et teda üksi ei saa kindlasti jätta, aga nüüd siis Stüff võitles endale palli tagasi ja väikeses ülekaalus ollakse. Pall jääb mängu. Pusimine äärel ja kas Kassjo neip ja võetakse siin maha ja kohtunik ka vilistab. Lükati siin neip siis otse Stüffile ja kukkusid mõlemad mehed pikali. Pall jäetakse Thunderi kätte ja Ervin Stüff läheb siit koristuslööki sooritama. Ja väga palju siin ka üks jalg väravmehed selle otsuse vastu ei protesteeri, nii et paistab, et kõik oli aus. Ervin Stüff on jah siis Opiot Rannate liiga üks paremaid koristuslöögi lööjad ja koht iseenesest on selline tema koht ka, et siit on ta löönud palju väravaid, aga vaatame nüüd hetkel jah, et Ervin Stüff versus siis Taavi Tamm, kes on siis BSC 1 jalg värava esiväravat ja vaatame, kuidas siis see vastasseis laheneb. Jah, Thunder Hacker siis ongi Stüffid need, kes väravaid siin löövad. Edvinil 10 kirjas hooajal ja Ervinil 9 ja Edvinit täna pole, aga Ervin peab siis mõlema venna rolli täitma ja lööb päris hästi, läheb sinna alla nurka ja Taavi Tamm tõrjub. Võib-olla natuke liiga selline aeglane ja pall oli, et Tamm siiski tundus, et kontrollis seda olukorda. Tamm nägi ja aga just rannajalgpallis võib see pall nagu sellise liigse hetkel aga õhku veel tõusta, et sa pead lõpuni olema hästi valvel. Ja sealt suurepärane käär Stüffilt, kuid Tamm oli taas õige koha peal. Kalkin sai siit ka käärvelki teha, aga Tamm oli tõesti väga head mängu teha ja nüüd on Sarikul võimalus. Ja rink. Sai oma pikkuse pealt kasutatud, et
ta oli väravast täiesti väljas, aga päästis olukorra. Nüüd on ka Thunder Hacker ikkagi natukene aktiivsemalt mängimas kui siin avakolmandiku lõpus, kui 4-2 seisult väga nagu ei suudetudki siin üksjalgvärava puuri ohustada. Aga nüüd 5-2 võib-olla siis natuke indu taas juurde tulnud, et seisu natukene viisakamaks teha ja Roland Rink puurivaht palliga. Ja taas ringil pall. Kas leiab nüüd parema lahenduse kui eelmine kord? Nüüd omakorda teise äärel ollakse seal vahel. Kas Kiigajaan jõuab pallili? Ei jõua. Kiigajaan on kogu aeg valves 1-1 minemisega, aga Kiigajaanil ka siis juba 2 väravat selles mängus kirjas. Ja proovis siin Avdejenkov seda kääri lüüa, kuid ei tabanud palli kõige paremini. Aleksei Kalkin, mängiv treener siis see meeskonnal sellest aastast. Ja anti ikkagi see viga ära. Siin oli jälle selline kahe vahel, et kas anda või mitte, aga kohtunik siis otsustas pea anda ja Endre Oolma läheb siis seda karistustööki lööma. Ja Oolma siin esimesel poolajal ka ühe päris hea karistuslöögi lõi. Vaatame, kuidas siis teisele poole platsi tal see õnnestub. Jahib ka siis hooaja 3. väravat ja kindlasti tahaksin meeskonna juba 6-2 ette viia. Ja seekord siis vastu puud sõna otseses mõttes. Ja tuleb juba kiiresti vastu, kuid Kalkin ei suutnud seda palli hoida praegu üksjalg värava ees ja on siin Thunder Hacker taas läbi väravahi ringi mängimas. Thunder Hacker nüüd peaks rohkem hakata väravahti kasutama ja väravat võiks ka proovida lüüa, et hetkel teda peale nii palju ei võeta, et püüavad sealt ikkagi eest läbi mängida. Mingit uut lahendust on vaja. Aga tundub, et rink nagu iga minutiga järjest ettepoole nihkub, et kompab seda piiri, et kui kaugele lasevad praegu siin üksjalgvärava mehed tal tulla. Ja 8 minutit on jäänud siis teist kolmandikku mängida ja 5-2 on juhtimas sinistes särkides mänginud BSC üksjalgvärav Element Master ja Kalkini vastu ikkagi viga. Eks kohtunikud on ka täna pinge all, et siin on Ranna Alpelis neid situatsioone kogu aeg, et iga hetk on siin kogu aeg on kontaktis mängijad, et siin midagi lihtsalt neil ei ole, aga juba kogemustega mehed siin vilistavad ja saavad väga hästi hakkama. Ja jälle siis Henri Oolma palli juures, et 2 korda ta on täna saanud juba proovida karistuslöökidest. Kas 3 on siis kuulus kohtuseadus, nagu inimestele meeldib öelda. Rink on seda palli ootamas ja nüüd mängitakse lahti. Aga hetkel ei mõistnud meeskonnakaaslased 11 ja juba Tandari tuleb siit ja käärelöök. Ja Taavi Tamm päästab siin BSC1 allvärava ja kohe kiire üllakus Henri Oolma. Ja tahtis siin kääri minna lööma, kuid väga kiirelt jääb see käärelöök temal üles, et väga lähedal peab talle kogu aeg olema, muidu võib see karistus olla väga kärmi tulema. Viga ei olnud, pall täiesti ausalt üksjalgvärava käes. Annaks ja ette ja latti! Ja Rain Randma lööb latti siin, 6-2 oli üli lähedal. 6-2 oli nii lähedal, kui veel saab olla, aga hetkel oli Tandari poole peal see õnne jumal. Ja uuesti võimalus! Sander Sarik ja selline kombinatsioon ja täiesti vabaks jäetud ja hetkel on BSC üksjalg värav Element Master on tegemas siin väga head ja vajalikku mängu enda jaoks. 6-2 ollakse ees siis liiga liider BSC Thunder Hackeri vastu ja kas nad suudavad tulla küll teine kolmandik veel on mängida 6 minutit ja 46 sekundit ja 1/3 on veel seisab ees, aga et vaatame, mis sisu siis meestel on. Suurepärane värav ja
said Kari highlightide videosse ühe sellise pärli juurde, Jaa. mida No top 5 pakun. sponsoritele tutvustada. Absoluutselt. Ja korvpalluritele ka, et nad seda mängu tuleks vaatama. Nii et 6-2 seisult. Stüff ja Kevin Sooalust alustavad Tandri mängu keskjoonet. Ja väike trikitamine. Ja vilistab seal kohtunik. Ja tuleb siin kordamisele see lahtilöök. Nii-öelda taustal on näha, et Saue jalgpalliklubi mängumehed on minemas ka sooja tegema, sest et nende mäng SK Aur Enemati vastu seisab veel ees. Ja kõik on Saue enda kätes samuti täna. Pääsuves siis play-off kohale. Tuleb lihtsalt SK Aur Enemat kindlasti võita ja oleks see kindlasti edasi, aga sellest mängust muidugi nad kindlasti võivad püüad Tander Häkkerile, et neil veidigi lihtsam oleks. Ja nüüd võeti viga ja Ervin Stüffil, väike selline, nii Kiigajan saab siin kollase kaardi. Üldse mitte paha võimalus, ikkagi päris ja väga lähedal. Väga heas kohast Ervin Stüff. Ja Stanislav Suslovi käes praegu see pall. Aga Ranna jalgpallis peab siiski lööma mees, kellele viga tehti. Nüüd vaatame. Stüffil ka tundub, et sai ikkagi natuke haiget, et paar grimassi ja on näos ja longe jalas. Ja nüüd on siis see võimalus Tandari poole pealt Ervin Stüffil mängu natukenegi tasakaalustada. Hetkel ollakse siis 2-6 kaotusseisus. No oleks aeg väravaid hakata lööma. No seda nad oskavad ja seda nad suudavad ja seis on ka selline, et no ütleme viimane aeg veel ei ütleks, aga aeg on küll alustada. Ja Stüff versus Tamm ja üldse mitte kaugelt on see löök. Stüff on osav neis olukordades ja kohe näeme, kuidas olukord lõpeb. Stüff ja lööb mööda. Ja lööb väravast täiesti mööda. Ja tõesti siin võib-olla meetri võrra läks Tamm, hüppas küll valele poole, aga vahet ei olnud, sest Stüff ei olnud täpne ja ei tule selles mängus siin Tander Häkkeril asjad välja nii, nagu nad loodaksid. Ja nüüd saab oma võrrida karistlöögi Taavi Tamm. Ja Tamm versus Rink. Ja Taavi Tamm on võib öelda küll, et meistriga üks tugevama löögiga mängumehi. Ja sel hooajal tal veel väravat kirjas ei olegi meistri liigas, et on aeg lüüa. Ja Tamm versus Rink. Üldse mitte paha. Proovis maapõrkest ja Rink oli selleks valmis. Ja nüüd väga hea kombinatsioon. Ja Bruna Roosvorm. Väga hea kombinatsioon oli, aga täpselt Taavi Tammele sülle, nii et see lahenes siis niimoodi. Tamm avab, aga pall lendab. Aga näha on, et Tander on muutunud aktiivsemaks ja nad otsivad seda väravat, et hetkel on olnud siin Taavi Tamm teinud väga-väga head tööd ja ka kaitsemehed siin, et ei ole suudetud seda väravatel lüüa, aga näha on, et selline nagu nälg on olemas ja selline nagu egod hakkavad välja tulema, et on vaja nüüd hakata mängima, et 6-2 seis ei ole, ütleme, nende tasemele vastav. Ja väga hea löök, kuid natuke lendas üle värava. Sander Sariku üritus ühe värava, siis ta juba selles kohtumises löönud ja milline väga ilusa. Tõesti väga kauni sellise pool volli ta lõi. Ja nüüd võetakse aina rohkem väravat Rinki mängu, aga ei ole nagu Rinki näinud veel peale löömas, et võib-olla peaks kasutama seda, aga eks siis Tanderi treenerid teavad seda paremini, ikkagi püüab sööduga mängida vasakut ääret ja selline lahendus. Ja need Tander Häkkeri paljud rünnakud siin viimasel ajal ongi lõppenud sellise päris korraliku ülelöögiga, et siik natuke paigast on hetkel. Kui praegu tehakse seal korralikult survet, pall jääb siiski üks jalg väravale. Ei suutnud seal Sooaluste seda palli Tander Häkkerile võita. Ja 5 minutit on siis jäänud teist kolmandikku mängida ja Pärnu meeskond BSC üks jalg värav Element Master on siis Tander Häkkeri vastu juhtimas mängu 6-2. Ja Renek Õunapuu palli juures ja selles mängus tal tegelikult juba 2 väravat kirjas, nii et oli siis see mees, kes siin
kiirelt 1-2 kaotusseisust siis mängu ümber pööras ja umbes siin võib-olla poole minutiga need 2 tabamust lõi, mis üksjalgu värava siis 3-2 ette viisid. Hetkel siis seis 6-2 ja Reneka õunapuu palli juures. Kuid jah, lendas taaskord pall mööda. Roosnurm otsib sealt eest. Stüff. käeröök, viga ei võeta. Ja nüüd saab Taavi Tamm saab põnksu ja mäng pannakse jällegi seisma. Stüff näitas oma akrobaatilisi võimeid, kerkis ikkagi päris kõrgele, muljet avaldav. Aga kukkus Taavi Tamme. Kas ta sai nüüd käe või millegi külje pihta, nii et igastahes mänguaeg on seisma pandud ja väike toibumisaeg siis Taavi Tammele. Tamm on seal pikali hea ja on Novikov tal seal ka juures ja Henri Hoolma vaatavad siis kamraadi üle. Kallavad vist kuklasse seal natuke vett, et kas sai sinna, tundub selle põntsu. Tundub siiski, et kõige hullem see asi ei paista olevat ja juba ongi põlvede peal ja ilmselt loodame, et varsti ka taas püsti. Ja see on hea nüüd puhkamiseks, siis mängijad saavad natukene hinge tõmmata ja vett juua ja sest täna on siin Pärnus rannas on jällegi selline suvine ilm ja täpselt vastav nagu ranna jalgpallis peab olema. Ja kes ranna jalgpalli pole võib-olla kunagi mänginud, see ei kujuta ettegi, kui võhmale see võtab, kui see siin paar minutitki liivast sumpad. Seda on väga lihtne, minge randa, tehke sellised paksu liiva sees, sellised mõned otsad ja hoidke põlvedest kinni ja hingeldage. Siis püüdke veel palli taga ja näha ja taga ajada, et see on füüsiliselt väga raske mäng, aga need mängumehed saavad sellega hakkama, sest nad on Eesti parimad ja praegult siis mäng jätkub. Lööb sealt Hoolma selle palli praegu puhtaks. See teine kolmandik on siiski enamjaolt kuulnud Thunder Häkkerile, kuigi värava lõi just üksjalg värav. Ja Kalkin! Aga ei olnud kõige parem olukord seal kääri teenis ja pall on lahtine ja Taavi Tamm püüab ja kas nüüd saab kiirelt tulla üksjalg värav. Ja Novikovilt võetakse pall ära ja viga. Ja natukene hilja vilistas, et juba lasti see situatsioon nagu mööda. Kohtunik natukene kahtles ja siis lõpuks ikkagi vilistas selle vea ja Pärnu meeskonna kasuks. Cedric, kes vea tegi, näitab ka, et noh, tegelikult enda arust ei teinud midagi, aga kohtunik on otsustanud ja karistuslöök siin siis üksjalg värav element Maasterile tulemas on. On nad siin saanud teisel kolmandikul päris palju neid proovida, Novikov veel mitte. Saabki näidata, millisest puust siis tema jalg on tehtud, kui karistuslööke arvesse võtta. Ring seal teeb ka endale Thunder Häkkeri väravas positsiooni meeldivaks. Ja Novikov versus Rink. Ja hästi valis Rink positsiooni ja otse sülle talle see pall tuli ja nüüd Kalkinil juba see pall. Remmelgas, tal on hea vasak jalg, nüüd on ta sattunud valele mängu poolele ja nüüd läheb oma vasaku jala peale ja proovib. Hästi hoidis seda palli ja nüüd. Kiigajan 1-1. Kiigajan tuleb ja Rink on vastas ja Kiigajan tundus, et natuke ka kiirustas võib-olla, et ja publik oli juba käed olid, et kas nüüd, aga Kiigajanil jah, pall ei tulnud õigesti ette ja ei tulnud sellist päris lööki välja. Aga 2 väravat ka tema poolt juba selles mängus olemas, nii et töö on seni korralikult tehtud, et võib ka väikse eksimuse lubada. Rink. Ja ees on seal segasumma, kuid Kalkinile pall ei jõua ja väga palju on see luhtunud võimalus, et nagu mõtted, ideed on olnud head, aga ei ole nagu kombinatsioonid nagu õnnestunud Thunderi mängijatel, et üks jalgõram on selle mängu tegelikult mänginud väga taktiliselt ka väga hästi. Tamm, pikk, kõrge pall, Rink seal russikatega tõrjus ja nüüd uuesti võimalus oli, kuid Kutepovilt löödi see pall minema ja Aleksei Kalkin läheb vahetusse, Ervin Stüff tuleb tema aseme sisse. Ja Kevin Soo alustab, vaatame, kas nüüd mängu toob see väikese muutuse. 3 minutit on mängida teist kolmandikku. Taavi Tamm
Brauvi ja visa. läheb löövi. Jaa, väga lähedal oli. Ja siit ristnurgast lendas võib-olla mõnekümne sentimeetriga mööda, et tõesti hea üritus Taavi Tammelt. Bruno Roosnurm mängib läbi Kevin Sooaluste. Sooaluste kas annab tagasi ringile, otsib hoopis ettepoole ja sealt käärlööki hetkel ei tule Roosnurme poolt, aga endiselt Roosnurm palliga. Läbi ringi, vaata, kuidas ring võtab nüüd otsustavuse ja püüab ise lahendada. Nüüd proovib. Ei, proovi Kevinile. Alati läbi vasaku äärenda siin täna mänginud. Ja Roosnurm. Ja tuleb selline löök. Et võib-olla peaks seda ringile ütlema, et võib-olla mõned löögid prooviks, et need lahendused hetkel ei ole toonud edu neile sealt vasakult poolt. Jah, ja väga ei mäleta, et ja siit. Oppa! Võrk sais, aga valet poolt, aga kombinatsioon oli väga hea. Ei mäleta, et ring väga oleks sinna parema poole andnud, et kogu aeg läbi vasaku ääre ja tõesti edu pole toonud see käik. Ja löögile. Väga palju on selliseid situatsioone, kus jäetakse 1-1 ringiga ja Tandari mehed ei jõua kaitsesse tagasi. Nüüd tulevad siin 3-1. Hoog natuke maha, tuleb kaugelt löök. Ai. Natuke jäi see pall sinna taha, ei saanud kõige paremini lüüa. Nüüd juba Sooaluste ja läheks natuke liiga pikaks see puude. 1,5 minutit on jäänud veel teist kolmandikku mängida. Seis siis üks jalgu värava kasuks 6-2, nii et Thunderil vaja lüüa veel 4 väravat, et viikigi saada, nii et viimased 12 minutit tulevad päris tulised. Ja Aland on siis viimane minut teisest kolmandikust ja kindlasti nad vajavad ka juba sellel kolmandikul ühte väravat tagasi, et oleks viimasel kolmandikul veidiga helgem see seis ja Taavi Tamm lahendas. Sooaluste üsna agressiivselt seal üritas, kui viskas otse out'i palli, et natukene mängijad kaitsesse tagasi saada ja nüüd Tandaril 40 sekundit on mängida teist kolmandikku ja samamoodi viskab juba ring out'i palli. Ja seekord ei läinud enam out'i. Ja 30 sekundit. Ja Stüffilt hea löök, kuid natuke üle värava. 20 sekundit teist kolmandikku mängida. 6-2 on siis BSC üks jalgu Element Master ees. BSC Tandar Häkkeri vastu ja viimane kolmandik tõotab tulla siis loodetavasti publiku jaoks tuline. Ja nüüd Suslov saab sealt veel palli ette panna, et 8,4 sekundit siis siin teise kolmandiku lõpuni ja enne sa ütlesid, veel ei ole viimane aeg siin väravaid lüüa, aga nüüd varsti juba on. Nüüd juba varsti on, sest et 2 väravast ei piisa, 3 ka mitte. 4 tuleb lüüa, et viiki see mäng mängida ja siis 5, kui tahad võita, nii et jaa, et see teine kolmandik hetkel näitas küll, et ka teisel kolmandikul oli kuidagi rohkem võimalusi siiski Pärnu meeskonnal ja nad ka realiseerisid neid väga hästi, nii et Tandar peab mingisuguse võlukäigu endal siit leidma ülesse. Vaatame siis Suslovi paremat jalga ja ui! Löök oli hea, napilt mööda. Ja teine kolmandik ongi sellega nüüd lõppenud. Ja seis on siis 6-2. Üks jalgu värava Element Masteri kasuks. No Kari, kuidas sa näed, mis imevits siin nüüd aitaks üldse Tander Häkkerit? Sest tegelikult ju siin teisel kolmandikul ka nad ründasid, aga ei tulnud neid kõige ohtlikumaid olukordi, et midagi on puudu. Kui natuke analüüsida, siis nad tegelikult ründasid päris ühtemoodi. Väga palju rinnakut käis siis mööda sellest vasakut äärest, eks ju, et see on juba neil läbi hammustatud ka üks jalg värava poolt, et juhib kohtumistabeli esimese Tander Häkkeri vastu 6-2 ning neil on sein vastu selgelt jõuda 4 hulka, kes siis saab 24. augustil mängida play-offis Eesti meistritiitli peale. Ja üks jalg värav siis sinises ja vastas oranžikas Tander Häkker. Ja kohe tuleb siit ka pealelöök number 12-lt, kuid Sander Sarike seekord väravat ei löönud, üks värav tal täna juba kirjas, üks jalg värava 6, väga ilus poolkäärlöök ja Tander Häkker pole täna selles kohtumises kõige paremini mänginud liiga liidritena, kuid eks siin ole ka häälestuse
küsimus, et neil on see play-off koht juba käes ja üksjalg väraval siis tõesti vaja seda võitu siit kohtumisest ja head viiki ja nüüd Kiiga-Jaan lööb sealt mõne meetri pealt täiesti üle selle palli ja 7-2 polnud kaugel. Ja Kalkin ei saanud seal pallile pihta, Õunapuu nüüd ja Taavi Tammega mängitakse kokku. Novikov. Gregor Sedlik nüüd viskab palli välja, Kalkin. Ja kõva pusimine nüüd Kiiga-Jaan ka ja Kalkin ja Segasumma Suvila seal on ja Novikov saab tulla ja annab söödu. Ja ei kaotas selle palli Reneke Õunapuu. Kalkin. Ja läheb Kääri üsna kaugelt lööma ja üldse mitte paha. Tamm küll hüppas, kuid pallini ei jõudnud, kuid siis üksjalg värava õnneks natukene see väravapostist mööda veeres. Õunapuu löögi leiab seal Tander Äkkeri mees ette. Ja tuleb käärlöök, kuid ei saa pallile korralikult pihta. Äkker. Roland Rink. Kevin Sooaluste, kiire hea esimese sammuga mees ja kohtub seal üksjalg ära väravahi Taavi Tammega, kes ütleb, anna see pall siia. Ja väga hästi seal triblab üksjalg värava mees ja endiselt üksjalg väraval see pall. Ja Hoolmaa ja Rink võtab tema jala pealt palli ära. 9 minutit siis kohtumise normaale lõpuni. Stüff. Ja läks Suslov pöörde pealt löögile, kuid värava vahti sellega üllatada ei suutnud. Ja Henri Hoolmaa. Ja tuli siit löök Rain Randmaalt, kuid natuke liiga kiiresti oleks võinud võib-olla natuke palli hoida ja sättida ja proovida rahulikumalt olukorda lahendada. Roland Rink. 8-20. Kolmanda kolmandiku lõpuni ja üksjalg värav. 6-2 sees ja Taavi Tamm proovis natukene siiski väravast mööda. Ja Rink. Ja endiselt vasakule äärele. Ja nüüd on võimalus lühia, kuid Henri Hoolmaa ei taba seda palli ja lööb mitme meetriga väga heast positsioonist mööda. Roosnurm, Sooaluste mängivad ilusti kokku, kuid Roosnurmel see pall ei jõua. Stüff. Sooaluste. Hästi kontrollib. Hästi mängib Sooaluste. Ja saab uuesti selle palli ja läheb ka löögile, kuid selline pöördelt löök ja ei tabanud palli hästi ja nüüd Taavi Tamm otsib seal eest Kiiga-Jaani, kuid jõuab see Tander Äkkeri väravahini Roland Ringini. Ja Kiiga-Jaan lööb. Rink on ees. (6:45) kohtumise lõpuni. Nüüd Taavi Tamm võtab selle palli, kuid tundub, et jälle natuke liivake silma lendas.
värava kutsehaigus see on siin rannajalgpalliväljakutel. Ega mängijatelgi tavaliselt kergem ei ole, et on siin nad ise ka tunnistanud, et võivad veel talvisel ajalgi pool aastat peale hooaja lõppu kuskilt kodust või silmakoopast liiva leida, et ega see kuhugi ei kao. Ja nüüd siis Tander ja Taavi Tamm. Kalkin. Ja üldse mitte paha üritus. Taavi Tamm tõrjub. Henri Remmel, kas siis selle löögi sooritas? Ja Kalkin väga kiiresti kääri proovima, kuid seni on üks seal värava kaitset hästi mänginud ja Kalkin uuesti on ristnurka, kuid mitte väravasse. Ja tehti seal ka viga Kalkinile. Ja kas saab Tander Sarika kollase kaardi ja tundub küll, et nii läheb. Aga suurepärane löök muidugi Kalkinit ja lastakse talle sealt külma peale. Ja näeme siin uuesti, oi pagan, tõesti suurepärane sooritus Kalkinilt. Ja saab nüüd siin karistuslöögile longata. Ja penalti siis Kalkinile. 5.55 siis kolmandiku lõpuni ja Tander Häkker, liiga liider, 2-6 kaotusseisus hetkel liigas viimasel kohal oleva üks jalg värava vastu, nii et kui siin teha veel mingit imelist comebacki, siis nüüd on aeg alustada ja Kalkin võtab korralikult hoogu. Tamm on väravas, Kalkin versus Tamm ja Kalkin lööb ja lööb kindlalt palli alumisse nurka ja 3-6 on seis. Kalkini teine värav tänases kohtumises ja seis on 6-3 ja 5.55 nüüd kolmandiku lõpuni ja see on nüüd õlekõrs Tander Häkkerile. Ikkagi veel 3 väravat vaja, et viigini jõuda, kuid natuke võiks see tabamus ju indu anda ja sellist positiivset hakkamist, et see on võimalik. Ja kuidas vastab? Üks jalg värav vastab mööda löögiga, Renek Õunapuu oma kolmandat tänases mängus veel lüüa ei suutnud. Ja kõvem pusimine taas ja Novikov ka väga mõnusasti mängis seal peaga täitsa maa pinnalt seda palli, vahepeal oli suurepärane käärlöök ja Taavi Tamm näitas oma tõrjeoskust üks jalg väravas. No 5.15. Ja pall ja saab sealt Kalkin läbi ja saab ka päris hea löögi, kuid Tamm ilusti rusikaga tõrjub. Ja nüüd Kalkin taas maas. On ta siin kõvasti pihta saanud ja liiv silmas ja jookseb sinna vahetusmeeste pingile. Ja tuleb siis Ervin Stüff tema asemel. 9 väravat temal sel hooajal, tänases mängus veel skoor avamata. Nüüd on siis aktiviseerinud ka Tanderi fännid. Hüüavad sealt Tander, et omasid toetada. 3-6 kaotusseisus on
toetust hädasti vaja. Ja Stüff päris hästi võitleb ja oli seal Roosnurm ka lähedal, aga Cedric suutis selle palli Roosnupu jala eest ära võtta. Vabandust, Sander Sarik siis. Stüff! Ja Novikoviga seal võitluses ja natuke siin appelleeritakse sellele, et Stüff lükati pikali ja peaks taas siin viga olema, kuid kohtunikud seda juttu ei usu. Taavi Tamm. Rain Randma. Ja läheb löögile Rain Randma ja pall on lahti seal värava ees, kuid Avdejenkov ei saanud kõige paremini seda puudet. Võib-olla natuke üllatavalt tuli, et ringkotse tema ette seal palli tõrjus ja nüüd Soo-Aluste ja eksib Taavi Tamm ja Soo-Aluste lööb 4-6 ja 3-42 kohtumise lõpuni ja nüüd Tander Äkker tunneb siin verelõhna korraliku hagijana. Nad üritavad nüüd seda 2 väravat siin veel lüüa. Oli ju siin alles hiljuti seis 2-6, nüüd on 2 väravat Tander Äkker löönud tagasi ja seis on väga-väga põnev. Head ranna jalgpallisõbrad. Hoidke nüüd 2 käega diivanist kinni, siis see lõpp tuleb loodetavasti päris meeletu ja nagu öeldud, siis üksjalg värav vajab hädasti seda võitu. No tegelikult praeguse seisuga sobiks viik ka, kõik oleneb veel Saue järgmisest mängust, aga võit oleks ikkagi parem seis. Ja nüüd Tander Äkker samal ajal, kuna liiga liidrid on, siis on selge, et neil kvaliteeti on palju ja suudavad siis imelisi asju ka korda saata. Ja siin 3-40 kõik on võimalik. Rink ja Soo-Aluste on siin täitsa üksi. Roosnurm, kuid Avdejenkov sai palli veaga auti löödud. Ja Soo-Alustet otsitakse ees. Ja nüüd eksib. Tahavad viga siin. Üksjalg värava mehed ei saa. Roland Rink. 3 minutit lõpuni. Stüff. Läks kääri ja tahtis ka viga. Tõstis siin pikali olleski käed püsti. Oleks võinud võib-olla seda palli kui edasi mängida. Oleks rohkem kasu olnud. Kõvem võitlus, ei ole viga. Ja tuleb löök. Ja mööda, Bruno Roosnurm. Korralik põnevustriller siin Pärnu rannaareenil. Ja mis nüüd? Ja saab seal kollase Roland Rink. Või oli nüüd see väljakumängija jäigi hetkel natuke selgusetuks ja penalt. Üksjalg värav Element Masterile. Nüüd on asi selge. Löö see pall väravasse ja ma arvan, et see võit on olemas. Peab olema. Reneke Õunapuul 2 väravat täna kirjas ja nüüd võimalus siis teha hat-trick. 6-4 siis hetkel üksjalg värav ees ja 2-23 normaalaja lõpuni. Ja on nüüd Õunapuu kohe valmis seda palli lööma. Roland Rink väravas vastas. Tander Äkker on see viimasel kolmandikul hästi mänginud ja 2 väravat löönud. Vahepeal lootusetuna tundunud seis on võtnud üsna sellise viisaka ilme, kuid nüüd võib siis üksjalg värav selle mängu lõplikult ära otsustada. Õunapuu, Rink ja Õunapuu lööb sisse ja võtab ka särgi ära, sest ta teab, et see oli väga tähtis värav. 7-4 ja Kiiga on ka seal. Üksjalg värava kapten utsitab publikut ja üksjalg värav on teinud päris uskumatu
töö, kui avamäng täna kaotati Sauele 1-5, siis nüüd ollakse juhtimas liiga liigrite Thunder Hackeri vastu koguni 7-4. Ja 2:23 normaalaja lõpuni. Raske on siin näha, kuidas Thunder Hacker võiks siin 3 väravat lüüa. Kalkin. Ja kohtunik vilistab. Ja Kiigajaan tundub saab seal kollase ja punane kaart Marko Kiigajaanele. Ja läks seal segama vastaste lahtilööki ja egas midagi. Platsilt minema. Kaks väravat täna ses kohtumises lõi ka, nii et põhimõtteliselt töö tehtud. Üksjalg väraval siis põhiturniiri põhihooaja mängud praeguseks mängitud. Nüüd selgub kõik Sauest, kas jõutakse play-offi või mitte. Ja siin veel üks segadus. Ja veel üks lahtilöök. Ja nüüd ikka siin 2:23 mängida. Juba kolmandat korda lähevad siin seda palli lahti lööma. Thunder Hackeri mängumehed. Kalkin. Stüff. Thunder Hacker vajab siin väravaid. Stüff saab selle palli, Stüff lööb ja otse Tammele pihta. Tamm väga hästi positsiooni valis ja püüab kindlalt selle palli. Oma mehestele ka seda ei viska hetkel. Sooaluste korraliku žongleerimistehnikat demonstreeriv Sooaluste ja nüüd söödab väga hästi ja ka päris hea lööki Regor Sedrikult, kuid on seal Tamm olemas ja põhimõtteliselt värava joonelt võttis selle palli ära. Poolteist minutit normaalaja lõpuni. Olma oli siin vahel ja Sooalusteni pall ei jõudnud. Ja Olma taas teeb väga head kaitsetööd. Ja taas Olma kõige kõrgemal. Ja Taavi Tammel pall ja minut normaale lõpuni ja üks jalg väraval. Võib küll öelda, et nüüd on need 3 punkti taskus ja tõustakse sellest sellele ihaldatud 4. positsioonile, mis viiks nad play-offi 24. augustil. Stüff saab veel peaga, kuid Tamm on kindel ja 30 sekundit ja üks jalg värav Elementmaster on teinud suurepärase mängu meistriliiga liidrite Thunder Hackeri vastu ja hetkel seis 7-4 ja 20 sekundit mängida. Thunder Hacker veel üritab, kuid ega siit midagi ei tule. Stüffi otsitakse ja vale out ja pall jääb üks jalg väravale, 7,2 sekundit kohtumise lõpuni ja üks jalg värav Elementmaster tõuseb siis liigatabelis 12 punktiga 4.
Sauel on 9 ning Saue hakkabki järgmises mängus Augur Enemati vastu mängima ja neil on seal vaja võitu ja üks jalg värava Enemat Maaster on selle kohtumise võitnud tulemusega 7-4 ning kohe-kohe algamas siis Saue ja Augur Enemati kohtumine. Seniks väike paus. Enemat võita selleks, et pääseda poolfinaali 24. augustil toimub lõplik paremusjärjestuse selgitamine, poolfinaalid ja koondmängud.